Mina olen lumelagunemise ja märtsikellukeste aegne. Sünnimaja, sammeldunud õlgkatusega, tagatoa aknal jasmiinid, eestoa lõunaaknast paistsid käokingad ja keisrikroonid, hommikuaknast kaevukook ja aidaukse esine kummelimuru. Katusel oli imepehme istuda ja kõndida. Kergesti pääses sinna vana kartulikooba otsast, aga see oli keelatud. Kui kätte saadi, siis vitsa anti. Mul oli niisugune komme lapsena, meil oli hästi palju pujenge veel aias. Ja siis ma korjasin pujengide õitsemise, või kui nad ära juba hakkasid õitsema, korjasin pujengi lehed kokku, siis läksin pikka lompi. Seal oli kõver suur kask ja siis ma neid helbeid pildusin põllest või siis kleidisabast õhku ja ise hüplesin seal nende lehtede all. Ma arvan, et see oli minu kõige esimene tantsimine. Emake, memmeke, kui ma seda tantsu hakkasin tegema, siis ma kõigepealt mõtlesin oma lastelastele. Ma mõtlen siin just vilistlaste lapsi. Et nendel oleks ka midagi oma vanaemalt, mida nad võiksid tantsida. Laupäeva ja pühapäeva õhtud maal olid minu noorpõlves ühed toredamad. Kui oli saunas käidud, siis sai joostud Kabelimäele Kiigele ja tuldud sealt hommikul Kastemärjast rohust läbi. Kingad tuli võtta näpu otsa, sellepärast et kingi nii palju ei olnud, et neid oleks võinud lörtsida kaste käes ja see külm kaste tegi kirkaks vaatamata sellele, et öö läbi oli Kiigel trallitatud. Sealt päritki mõte
teha kiigemäng. Muuseumist ma leidsin algmaterjalile lisa. Kiigemängus ongi nõndamoodi, et hõbedasele õõtsutajale kingitakse tooredate tuttidega sukapaelad ja need seotakse siis tantsupoistele ka ümber põlvede.
tantsudest siis võiks nimetada veel kevväinaksi pääle või kevad algas. See mõte on kodunt pärit ja leitud üsna juhuslikult, vaadates läbi akna välja, kui isa rakendas hobust ette ja pilk jäi kuidagi peatuma loogale ja sellest sai siis meeste kevadine künnitants. Ja veel võlus mind selle juures üks niisugune mõte, kui mina esimest korda kohtasin Ullo Toomit ühel vabariiklikul rahvatantsuseminaril, siis oli temal seljas hall ülikond ja ta näitas meile ette voorsammu. Ta tegi seda liigutust täpselt nõndamoodi, nagu kuldnokk käib vao järel. Nii et selles tantsus on just mitu elementi koos, on see kuldnoka kõndi natuke imiteeritud, mille algmõte on siis Ullo Toomilt saadud ja isa look, nendest elementidest kokku on tulnud siis see mõte, et teha meestele niisugune tants.
oli kõige esimene niisugune õnnestunud tants. Ja kuna meil kodus kasvas linapõllul, olen teda ise kitkunud ja kedranud ja vaadanud tööd, kuidas isa kupras neid ja siis ürssis, siis oli see teema nagu lähedane. Aga võib-olla see töö ehk vähem mind võlus, kui just hele sinine linaõis, eriti kui ta suvetuules kergelt hällib. Ja olen neid õisi imetlenud, see on sinine vastu sinist taevast, sinine maa vastu sinist taevast, rõõmsaid sinisilmi täis ja pärast need kuldsed kuprad, soojad, kui neid läbi peo lasta.
vuriseb, otsata pikk on õhtu talvine. Nii endamisi tasa laulab eit, vokk vuriseb unine. Kõik linad mul olivad valged kui päev, nii läksin ketrama. Mu palged kui koit suve valgel ööl ja süda kui õnnemaa. Vokk vuriseb, otsata pikk on õhtu talvine. Nii endamisi tasa laulab eit, vokk vuriseb unine. Ja läbi öö ujub kui kullane lõng, võiks otsast alata. Kuldmõtetest pool, õnneõndsusest pool, nii pikalt otsata. Vokk on olnud minu lapsepõlve kaaslane hommikust õhtuni. Vokivurina saatel ma olen tihti hommikul ärganud ja õhtul uinunud, sellepärast et minu kodus ema ja tädid ketrasid palju ja vokk on mulle väga lähedane sellest saadik. Minu töö on olnud terve elu üks ketramine, aga tantsulõnga ketramine. Ja kõige esimeseks väljenduseks sellele mõttele võib-olla oleks naisrühmadele loodud tants kullaketrajad.
linnud laulavad öösel ka. Aga vaat enne päikese tõusu on üks niisugune moment, kus on niivõrd vaikne, et absoluutselt ühtegi häält ei ole. Ja nii nagu päike vupsatab, nii hakkavad linnud siristama ja laulma ja kõik. Väga ilus niisugune elamus. Tulevad siis tedrekanad. Need on ilusad kraatsi hästi pika kaelaga. Nad kiiguvad seal kase nende okste peal ja siis kehaga või kaelaga teevad ainult niisuguseid liigutusi, muud midagi. Ja siis tuleb kukk. Tema veab tiivaga, veab omale niisuguse suure sõõri maha sinna ja teeb siis seda tedre häält ka. Ja seal tema siis niimoodi käib ringi. Kana ei tee väljagi, ainult oma seda nõtket kaela liigutab. Ja kui siis tuleb teine kukk, see veab oma selle sõõri sinna maha täpselt samuti ja siis kui nad hakkavad siis vaatama vastamisi, siis teine teisele seda asja. Vaat siis läheb see päris lahing lahti. See on see jõud, see ürgjõud, mis peab meestes olema. Kui tema läheb omale seda kaasat saama ja tahtma, võidab ju see, kes on ikkagi etem, on ta siis jõu poolest või mille poolest. No tedrekukkedel on ta nõndamoodi. Ja siis kõik need vastamisi liigutused ja siis kui nad paari kaupa kõnnivad, siis nokad panevad niimoodi vastamisi, siis ikka üks veab oma selle tiivaga seda ja teine oma tiivaga ja siis taganevad ja siis kui nad siis hakkavad vastamisi kaklema. Nad tõstavad ennast kuidagi nõndamoodi, et nad hüppavad üles nagu nende küüntega rindu kinni, mitte et nad nokkadega niivõrd palju kakleks, kui just see, et nad hüppavad teineteise vastu ja siis, kui lõpuks kana siis otsustas kummada, siis valis, kui majesteetlik, kui graatsiline, kuivõrd see oli niivõrd nagu üks midagi pühalikku oleks liikunud, niimoodi tema läks sinna. Ja seda kana, kelle pärast see kõik oli, vaat seda ilusat kana lõpuks, kelle siis teder ühe tiivaga ja teise tiivaga kinni katab. See kana peab seal olema, sest see on selle tantsu mõte, et see tedremäng üldse olemas on.
sa käina kiihelkonda, mul tuli vastu äia tatkal, kuudeliis oli karjajoom. Oi, ma hukkasin, ma ei võta sind ei jäta. Oi, ma hukkasin, ma ei võta sind ei jäta. Ta andis mulle rüübata ja lubas tütreid näidata. Tütreid mul on kokku neli, nende seast saab omal vali. Oi, ma hukkasin, ma ei võta sind ei jäta. Oi, ma hukkasin, ma ei võta sind ei jäta. Ja kui sa võtad neiu noored kaasa paaraks, saad sa poole. Kui sa võtad endal vara kaasa paaraks, saad sa saada. Oi, ma hukkasin, ma ei võta sind ei jäta. Oi, ma hukkasin, ma ei võta sind ei jäta. Liisi, see on päris noor, kui Kaie, see on vanamoor. Annil pikad tukad lakkad, Maiel maiad muusumukkad. Oi, ma hukkasin, ma ei võta sind ei jäta. Oi, ma hukkasin, ma ei võta sind ei jäta. Me kulvad teeme vanamoodi, ise muretsed sa voodi. Ja kui jõuad arrupäeva, need ka äia teha jäävad. Oi, ma hukkasin, ma ei võta sind ei jäta. Oi, ma hukkasin, ma ei võta sind ei jäta. Näärisokk, sel ajal oli mul ansambli esimeheks oli hästi vilgas kräsus peaga poiss Reinsik. Tunnis ta ei saanud üldse rahulikult olla, kuna keda ainult kepsles ja hüppas ja vaat sellepärast see näärisokk saigi nii raske, et teda on füüsiliselt väga raske tantsida, sest Reinul olid need liigutused nii erksad ja loomupärased ja kerged ja sealt areneski välja siis näärisokk. Näärisoku motiiv on pärit muuseumist. Leidsin sealt huvitavat materjali, kuidas näärisokku jooksmas käidi, missugused olid nende ülikonnad, seal karupidi kasukas seljas vana sokul ja siis noorel sokul jälle väike vestikene, suured sarved, look, viht, veepangega, sellepärast et kombeks oli, et näärisokk, kui tema tuppa tuli ja boksi tegi kellegile, siis pidi talle sarve otsa panema sinna vorste või vöö või kindapaari või sokipaari või õunu riputama või midagi niimoodi. Kui siis talle ei antud need, siis ta kastis oma saba, pange ja pritsis märjaks kõik toas olijad. See oli nii ilustakalt muuseumis kõik kirja pandud, et mina mõtlesin teha tantsu. Gustav Ernesaksal oli olemas juba tore näärisokk, siis ma palusingi temalt luba, et kasutada seda viisi. Gustav ütles, et kui hea tantsu teed, siis võid. Mis pole teistel meeles olnud, see on mulle tulnud. Sinemine, mis sai siu, sinemine, mis suja.
Vanaisa polka muusika on nii lustakas, see võlus. Tantsu tegemisega on huvitav selle poolest, et üliõpilased ise olles praktikal kogusid mitmesuguseid tantsusamme. Veel mäletasid mõned ka oma vanaisa ja vanaema tantsimist. Nii olemegi saanud selles tantsus mitu sammu Viivi Soonelt ja koos me siis rühmaga selle tantsu kokku panimegi. Ei ole mõeldud tantsis mitte niimoodi, et tantsivad teda vanad inimesed, vaid just siis, kui vanaisad olid noored. Nimi on Vanaisa polka, aga tants ise on noorte poiste tants, sest nad kujutavad ette või see on nagu vanaisa vaatab tagasi oma noore põlve peale, missugune tema siis oli, kuidas ta seda tüdrukut valis ja kuidas nad seda aeda ehitasid külgsammuga seal üle aia otsa vaatamised teineteisele ja see kõndimine ja mõtlemine, et kas see tüdruk peaks sobima, kui meil on see randmevõttesse. Vaatame, nagu vanasti talus olid ümmargused pildid, olid esivanemate pildid olid seina peal, nad teevad ka selle ovaalse sõõri ja vaatavad seal läbi, kas nende pildid sobiksid kõrvuti ka kunagi. Kas nemad võiksid jõuda ka vanaisa paarini, vanaisa eani ja siis see niisugune väike edev küünarnukki kokkulemine. Muide, seda tehakse väga brutaalselt mõnikord, aga see ei tohi olla. Inimeste juures on põhiline see, et kui tantsitakse, siis peab see olema antud puhta mõttega. See on noored mehed ja see, kui ta jalakaare teeb, sinna ma viin sind, sinna tuled sa minuga kaasa. Meie vanaisa alati on kangeles, tööle ja kõisestes, kui jagapitul kostab pilli hääl, ta toimus on see kohe sääl, siis vanaisa õllega vastu pead, maailma asjad lõuna pead, on asjal siiski väike kurja juur, sest meie lõõn tantsutuur, kuuled sa lemmekene kõlab tantsuviis, ja lämme lapsule siis, kas sa end loemateks kiired samaks pead, enda mõeleme sama hea, õnna vanaisa meie tühjad noorusaeg, milla möödami tantsida mingi vaev, kui ainult vanaema kaasa teeb, sest keeles soovad ta kesukam ja silt, aga vanaema annaks nagu jõnni täis, nagu nooris loomeks tantsima läinud, ta tilo tantsuga vist kiiverut, ning rahvas süli läbi juttu, oi-oi-oi. See vanamees, kas sul üldse teist arvias? Linamäng ja otsapandjad C, setuainelised tantsud. Linamängus on siis lina külvamine, kitkumine, prääditamine või ketramine ja kanga kudumine. Saab valmis imeilus valge särgiriie, millest siis peiule tehakse pulmasärk. Aga teine pool, otsapandjad C, või nagu setud ise ütlevad, otsa kokku panda, see tähendab siis armastuse lõimi, abielu nööriks kokku sõlmima. Selles tantsus on hästi hoogne liikumine ja ta kujutab siis pulmaliste sõitu. Isa leidis maalt ühest talust trallid, ostis nad ära. Ja kuigi mõni kuljus seal on katki, ometi heliseb ta hästi ja Elmar Luhats kasutas need rallisid otsapandjatse muusikas ja nad annavad hästi edasi pulmarongi sõidumeeleolu. Palju on kummardusi
sees selles tantsus, aga setu naised ise räägivad, et nende pulmaaeg on üldse kõige raskem, sellepärast et neil tuleb kõikidele pulmakülalistele, karjapoisist kuni kõige auväärsemani, iga päev kummardusi teha ja kui nad esimesel päeval saavad hakkama ise sellega, noorikud, siis järgmisel päeval on tal juba 2 abilist kõrval, sest alla kummardada ta saab veel kenasti, aga püsti tõusta on juba raskem. Need aitavad tal siis selga hoida ja noorikud räägivad ise, et neil mitu kuud pärast pulmi on seljad valusad. Ütleks mulle venekene, ütleb mulle noorukene, kuis minna külvedesse. Ütleb mulle venekene, ütleb mulle noorukene, kuis minna külvedesse. Vaata koot ja kote jätas tahvridal joona, pissi roki peero. Ütleks mulle venekene, mulle noorukene, kuis minna katkudasse. Ütleb mulle venekene, ütleb mulle noorukene, kuis minna katkudasse. Vaata koot ja kote jätas tahvridal joona, pissi roki peero. Ütleks mulle venekene, ütleb mulle noorukene, kuis minna
koolitee oli minul 5 kilomeetrit pikk ja väga huvitav. Algas see õueaia tagant üle Kanarpiku nõmme, siis üle mäe mööda viljade vahelist põllupeenart, mäest alla Sepaorgu, läbi Männiku, siis üle oja. Sinna ojani saatis mind tavaliselt hommikuti esimestes klassides ema alati, sest Purdest tuli üle minna. Siis tulid Einamaad, siis tuli veel üks suur kaasik, siis tuli üks natuke õudsem koht, tuli Vene surnuaiast mööda minna. Jälle Sügavoru orud ja mäed ja siis Nõo Alevik minu koolimajaga. Tol ajal rahvatantsu me ei tantsinud, aga minu võimlemisõpetaja Ene Ambur oli niisugune naine, kes kõik võimlemistunnid saatis ise klaveril ja meie tundides alati mängisime ja laulumänge ja muid tantse, niisuguseid lastetantse, lumeelbekesi ja jõulukellukesi ja lumememmesid, jänkusid, lillesid, nii nagu tol ajal lapsed mängisid. Vaat need olid meie tantsud. Mis saaks, kui ütleks linnule, sa ära praegu lenda ja ära kevad loo. Koit, ära sina tule, öö tähti taeva too. Mis saaks, kui ütleks rukkile, sa ära praegu tolmle. Tuul, sina ära puhu, sa ära lõhna roos ja laine kallast uhu. Mis saaks, kui ütleks südamel, sa ära praegu tuksle ja suvi ära kanna, sa ära sära päikene ja tuli sooja anna. Mis saaks, kui ütleks lillele, sa ära praegu õitse, kui mahlajanus mesilind kuldvankrist tuleb sõites. Mis saaks, kaoks ihkamiste ürgne hind ja igatsuste imelind jääks ühe tiivaga.
ei tea, kas nüüd just sellepärast, et meie ansambli rahvast paljud on ennast paari tantsinud, aga pulmateemalisi tantse on meie ansamblis küll üsna mitu olnud. Kõik esimene, mis sai tehtud, oli Viru värav. Nime järgi võib arvata küll, et tegemist on Tallinna Viru väravatega, aga tegelikult on nemad Eesti noorrahva pulmaväravad. Mõte on siis niisugune, et Tammetüvi ja Toomelat jäävad kokku. Ma olen luuletusi teinud üsna varasest ajast saadik ja neid on mul ka üsna palju. Aga ma ei ole ilmaski niisugune luuletaja, nagu päris kirjanikud ja luuletajad on, sest nad on ikka professionaalid, aga mina teen ainult meeleolu jaoks, kui mul meeleolu on, siis ma teen, või kui mul on kellelegi sõbrale midagi head ütelda, siis ma teen, või nagu sõleseppade jaoks, kui oli tarvis toetada seda liikumist mõttega ja sõnaga, miks see sõlg siis ikkagi tehtud saab selle sepa poolt ja kui on tõeline sepp, siis mis tema sinna sõlesse paneb, kõik millest ta selle meisterdab ja kuidas see sõlg siis sädelema hakkab.
tänasel kontserdil esinesid teile Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli noorem segarühm, naisrühm Õpsadel, Eesti Tantsuagentuuri Neidude rühm, Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli noorterühm Tulevased tudengid 2, Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli lasterühm Tulevased tudengid 3, Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambel Soveldaja naisrühm, Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli mudilasrühm Tulevased tudengid 4, vilistlasrühma ja Kivilinna tantsuseltsi naised. Eesti Maaülikooli rahvatantsuansambel Tarbatu noorem vilistlasrühm. Eesti Maaülikooli rahvatantsuansambel Tarbatu teine põhirühm. Hugo Treffneri gümnaasiumi rahvatantsuansambel Tantsutallad. Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli noorem vilistlasrühm. Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli nais- ja neidude rühm. Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli vanem segarühm. Aga rohkem soove kui endale on mul kõikidele teistele rahvatantsijatele
üle Eestimaa rahvatantsujuhtidele igas nurgas. Tahaks soovida, et nemad ei jätaks rahvatantsu ja et neil oleks õnne, mis nendes endis sünnib. Õnne, mis nendes endis kasvab ja õnne, mis kestab. Aga ma tean kindlasti, et Eesti rahvatants eestlastele jääb nii kaua, kui on väga häid hinge ja mõttelaadiga rahvatantsujuhte. Täname ja palume lavale rühmade juhendajad. Aveli Asper, Mae Viires, Kärt Vuks, Margit Metsla-Rebane, Vilja Vendelin Reigo, Kristel Maruste, Jaanus Randma, Uwe Saar, Tiiu Madisson, Elo Ümp, Liisa Laine. Täname ja palume lavale Vilju Mikkeli tantsudele uute muusikaseadete loojad Patrick Sebastian Unt, Taavi Kull, Tanel Klesment. Täname ja palume lavale tänase kontserdi korraldusmeeskonna Lauri Leht, Kelly Kärsna, Margit Metsla, Rebane, Triine Lepp, kunstnik Teisi Petersell, heliprodutsent Ilma Ruduste, lavastaja ja projektijuht Külli Petersell. Täname toetajaid Tartu linn, Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapital ja Tartumaa ekspertgrupp, Tartu Ülikooli rahvakunstiansambel, Kõrveküla põhikool ja Tartumaa rahvatantsujuhtide liit. Enne viimast tantsu on üle anda mõned tunnustused. Esimese tunnustuse üleandmiseks saab sõna Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli kunstiline juht Aveli Asper. Suur aitäh ja tegelikult ma kutsun kohe Lauri, tule palun siia minu kõrvale. Jaa, sellepärast, et Lauri on vilistlasrühma tantsija, aga mitte ainult. Ilma Laurita ei toimu meil Tartu Ülikooli rahvakunstiansamblis mitte midagi. Tema on see, kes hoolitseb, et projektid oleks õigeks ajaks kirjutatud, aruanded oleks õigeks hetkeks tehtud, et meil oleks saalid ja nende saalidega oleks kokkulepped, lepingud sõlmitud, et kõik, mis me korraldame, siis Lauri aitab seda kõike korraldada. Lauri on alati meil projektijuht ja mis ma veel unustasin. Näiteks ta on väga hea produtsent sündmuste korraldamisel, sellepärast, et näiteks viimase kuu aja jooksul on toimunud nüüd siis juba kolm sündmust, kus Lauri on olnud väga
mis see siis ongi, tehniline produtsent, projektijuht, ehk siis meil oli ju 26. aprillil oli Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli 80. juubel, mis oli väga suur produktsioon, siis oli meil naisrühmade ja neidude rühmade võistluste tantsimine, mis oli jälle omaette väga suur ja väga palju korraldamist vajav ja ka tänase kontserdi juures on Lauri tehniliselt olnud abiks, nii et mul on nüüd hoopis anda Laurile üle Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tunnustusmärk Rühma hing. Aga meie jaoks on Lauri mitte ainult rühma hing, vaid terve ansambli hing. Aitäh sulle, suur aitäh selle kõige selle eest! Palju õnne, Lauri! Tartumaa rahvatantsujuhtide seas on traditsiooniks üle anda hea kolleegi preemia, mille algatas 2002. aastal Enn Madi. Preemia annab hea kolleeg üle järgmisele heale kolleegile, tunnustades nii head koostööd. Rändpreemiaks on kaelaehe ja käevõru, millele on graveeritud kõigi heade kolleegide nimed. Enda käes oleva hea kolleegi preemia annab üle eelmine preemia omanik Ave Rosenberg. Tere õhtust kõigile, on olnud väga-väga imeline kontsert ja minul on suur au anda üle hea kolleegi preemia. See preemia läheb inimesele, kellele ma olen saanud viimased, ma ei tea, paar aastat vähemalt olla, pöörduda tema poole, kui mul on mingi küsimus või ma jään hätta või ma saan temaga arutada. Ta on alati olnud nii pühendunud rahvakultuurile, sest ta on tantsinud terve oma elu. Te nägite täna teda ka siin laval tantsimas. Lisaks tantsija ridades tegutseb ta ka juhendajana juba mitmeid aastaid ja ma tahan, et ta saaks selle tunnustuse, sest ta on seda väga-väga väärt ja ta töötab igapäevaselt rahvakultuuri nimel selleks, et Tartu linnas oleks rahvakultuur silmapaistev. Ja teate mis? Tartu tantsu- ja laulupeol, mis toimus läinud aastal, küsiti minult kogu aeg, et kuule, kes teil seda turundust ja kommunikatsiooni teeb, et no ta teeb seda nii hästi ja tal on see mingi oma käekiri ja see on nii äge. Ja teate, nüüd ma saan selle kõva häälega välja öelda, et kõik teaksid, nii et palun hea kolleegi preemia saab Mari-Liis Koemets. Palju õnne, Mari-Liis! Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidul on anda üle 2 tunnustuspreemiat. Alates 2014. aastast antakse välja Tartumaa noore rahvatantsujuhi preemia tantsujuhile, kes on tegutsenud maakonnas vähem kui 10 aastat. 2024. aasta noore rahvatantsujuhi preemia laureaat on Raul Markus Vaiksoo. Raul, kui sa oled saalis, palun tule lavale. Nii ja viimane kõige tähtsam. Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidul hea meel üle anda juba 27. korda Helju Mikkeli nimelist rahvatantsupreemiat.
Heljo Mikkeli nimeline Tartumaa rahvatantsupreemia on aatehoiu tänu, targa külvi tunnustus ja vankumatu vaimujõu lootus. Preemia antakse välja kord aastas tantsuõpetajale, kes on silma paistnud tulemusrikka tegevusega Tartumaa ja Eesti rahvatantsu elus. Preemia määramisel võetakse aluseks tema kollektiivi ja kollektiivide esinemised, tema loominguline tegevus ja panus paikkonna kultuuritraditsioonide edendamisse ja säilitamisse. Preemiale kandideerivad kõik Tartumaa tantsujuhid, kes on Tartumaal tegutsenud vähemalt 10 aastat. Preemiat ei anta välja ühele ja samale inimesele 2 aastat järjest. Rahaline preemia ja klaasist nimeline mälestusmeene antakse Tartumaa rahvatantsujuhtide liidu juurde moodustatud Heljo Mikkeli fondist. Ja preemia juurde kuulub nahkehistööna valminud Arbimäe mänd, mille annab edasi eelmisel aastal preemia saanud Tartumaa tantsuõpetaja Kristel Maruste. Ja 2024 aasta Heljo Mikkeli nimelise Tartumaa rahvatantsupreemia laureaat on Uwe Saar. Palju õnne preemia saajatele. Meie tantsumemm Heljo Mikkelil on öelda oma soovid kogu rahvatantsuperele. Mida öelda, mu kallid, siin ja seal, kus te kõik üle Eestimaa laiali olete ja veel kaugemalgi. Kunagi ammu ma leidsin ühe salmikese kevadiselt rõõmsa ja heatahtliku. Seda ma olen ka teie hulgas mitmetele läkitanud, aga ma tahaksin täna teda öelda siin kõigile. Kui ma oleksin urvapuu, upitaksin oma tibud teie põski paitama. Kui ma oleksin kuldnokk, trillerdaksin oma kevadviisi teie värava puhul. Kui suur vanker, viiksin teid pikale sõprussõidule piki tähtedest säravat linnuteed. Ent olen vaid mõtetes teiega, teile head sooviv. Ja ma ei oskagi öelda, mis see sõna päris õige oleks. Mida ma kõik ei tahaks teile soovida, et oleks hea, et oleks kestmine ja et me tunneksime südametukset sõprusringi kaudu. Ma olen ainult suur tänuvõlglane kõige selle eest, mis ma olen teinud. Olete teie olnud need, kes on alustanud, kes on andnud ideed, kes on tulnud kaasa ja kellega oleme üks, et midagi sünniks. Aga me oleme
ja mina olen. Olen iva su algusest, Eestimaa. Olen kild su paesest pinnast ja suutäis su leivakäärust. Olen tõru su hiietammest ja sulg su pääsutiivast. Sinihebe su rukkilillest ja su aadete narmas juur, Eestimaa. Olen kummelimuru su õuel ja pihlakobar su värava puul. Nestetilk su kurekella kambris ja tahiniit su koidu hämariku lambis. Olen pisar su nutus ja rõõm sinu naerus, kõla su keeles ja õnnistuspalve ja usk su lootustes, Eestimaa. Olen kestmise läkitus sinust ja sulle, tulen ja tantsin sinust ja sulle. Olen iva su algusest, Eestimaa. Tuljaku algus. Aitäh sulle, armas tantsija, aitäh sulle, armas juhendaja ja tore publik.
hoidke end ja oma lähedasi ja tantsusädet oma südametes. Ilusat koduteed!